Tere, mina olen Kellu. Minule meeldib väga proovida erinevaid toiduasju, vaadata, kuidas nad mõjuvad tervisele ja kuidas rahakotile. Ja täna on mul väike eksperiment. Nimelt siin on mul Geisha pähklišokolaadijäätis, mis ma ise tegin. Ja siin on poest ostetud Geisha pähklišokolaadijäätis. Ja täna katsetame ja vaatame, kumb neist maitseb paremini, kas neil üldse on mingisugust sarnasust. Ja proovime seda jäätist ka, sest ma ei ole kunagi seda ostnud varem. Nii et ma ei tea, mis sellest arvata. Aga hakkame pihta, vaatame, mis saab. Tundub nunnu selline. Ja oi. No natukene õige, natukene. Oi, kui ilus. No ikka stiilne on ju. Siukene jäätis. Et siin on šokolaad siis igal pool ümberringi ja peal. Ja mina panin šokolaaditükid siia sisse nagu. Ja et näevad ägedad välja on ju. Minu oma on ka väga äge. Nii, aga siis maitseme kohe ära, vaatame, kuidas tundub. No selle puhul on kohe tunda, et on niisugune mega hea koorene ja minu oma on selline natuke rohkem kui hea. Ma ei tee neil vahet enam tegelikult. Minu oma on ka väga pehmeks läinud. Siin on karamell peal. Siis on vist pähklitükid. Jäätis ise on šokolaadijäätis, mul on rohkem nagu vanilli ja šokolaaditükid sees. Veits isegi natuke liiga magus minu jaoks. Ehk siis, kui sa tahad šokolaadijäätist, nagu šokolaadijäätist, vali see. Kui sa tahad vanillijäätist šokolaaditükkidega, see on ideaalne. Vaatame siis, mida tegelikult need jäätised sisaldavad. Geisha jäätis, ma vaatasin, on üks rammusamaid jäätisi, 353 kilokalorit 100 grammi kohta, et päris palju. Tavaliselt seal on natuke nagu üle 100 või 200, 250 umbes niimoodi. Või siis 300, aga 353 on päris palju. Ja mis jäätistest tavaliselt saab, on rasva ja suhkrut. Midagi muud eriti. Nii et selles mõttes on ta tüüpiline. Tuutu jäätise hind on ka tüüpiline, aga mis mulle jäätiste puhul kunagi ei meeldi, on nende nagu sisaldus ja vaadake, kui palju E-aineid. Ehk siis tervisele mitte eriti häid E-aineid siin sees on. Nii. Näiteks jaanileivapuujahu, et mis võib tekitada allergiat. Siis siin sees on karamell ja karamell on teada tuntud selline paharet, et ta ei ole kuigi tervislik ja ta võib loomkatsetel on leitud siukseid nagu halvaloomulisi kasvajaid, et loomadel on tekkinud. Nii, siis on järgmine karrageen, mis ma tahaks loota, et meil kasutatakse lõustamata karrageeni on ju, sest lõustatud karrageen on Euroopa Liidu maades keelatud, aga ta häirib immuunsüsteemi ja tekitab siukseid tugevaid allergilisi reaktsioone, muid vastikuid asju, eks ju, soolastiku probleeme. Ja siin on üks artikkel ka, et karrageen võib tekitada täitsa salmonella-laadseid sümptomeid organismis, nii et see ei ole eriti hea. Nii, siis on meil kurkumi, mis tekitab samamoodi allergilisi reaktsioone. Ja siukseid asju võib leida kõigist jäätistest, mis poes müüakse. Ma ei ole päris siukest head tervislikku jäätist veel leidnud. Nii et maitseb hästi, see Geisha. Võib-olla sutsukene minu jaoks natukene liiga magus. Aga muidu, kui tahta siin seda süüa, siis ta nagu on okei jäätis. Nüüd huvitaks, mis siin sees veel on. Siin sees on šokolaad ka. Aga nüüd, kui ta sulab,
siis ta on nagu tüüpilise siukse šokolaadimasina jäätise maitsega, nii et väga nagu midagi erilist ei ole. Ainuke asi, mis teda teistsuguseks tegi, oli tegelikult geisha enda see šokolaad siin. Appi, mis siin sees on. Ma olen suutnud sama šokolaadi vist osta. On krõmpsuv pähklisisuga šoko. Täpselt sama, mis ma siia sisse panin, nii et väga huvitav. Aga mul muidugi ta ei ole nii kõva enam. Kokkuvõte. Kui sa tahad ise jäätist teha, siis tee seda näiteks kondentspiimast ja vahukoorest, nagu mina tegin. Ja sa pääsed nendest erinevatest vastikutest lisaainetest, mis siin sees on. Ja su jäätis maitseb väga hästi. Nüüd siin tuutu sees on minul palmiõli. Mulle see eriti meeldi. Lisaks on siin jäätise sees, geisha šokolaadi sees tegelikult palmiõli. Ja mida siia seda ei olnud pandud, aga ma täitsa arvaks, et siin selle jäätise sees võib seda ka olla. Palmiõli on üks kõige vähkide tekitavamaid taimseid õlisid, mida kasutatakse toitude sees, nii et põhimõtteliselt ei saa väga hästi süüa kumbagi jäätist, eks ju. Siuke värk, aga kokkuvõtteks, kui sa tahad tervislikumat jäätist, tuleb seda sul ise teha ja sa saad väga hea jäätise. Parema isegi, kui on siuke poejäätis. Aga siis meil oli edukas katsetus ja edukas tulemus täna. Uute põnevate toidumõtetega ja toidukatsetustega kohtume õige pea. Nii et tšau ja näeme!